tere! Igavus asju üles pannakse, mina olen siis Uku Alman ja töötan ettevõttes Fitec, tegelen selle müügiga juba 6 aastat ja Indrek siis tänapäeval arendab uusi tooteid ja on ka väga lähedalt igasuguse toote juhtimisega kokku puutunud. Kui meie aeg on väga limiteeritud, siis me väga pikka ja ma ei tea, õnneks kahjuks ka sisukat juttu ei tee, aga kui Indrek oma esimese slaidi siit kohe käima saab, siis me otsustasime, et me täna keskendume sellele, et kohe järgmine äkki. Vajutan kohe järgmise, ma olen su tehniline assistent. Indrekul tuleb oma osa. Et me keskendume sellele, mis võib-olla turu peal on segadust tekkinud, et tegelikult ju me oleme turu segaseks ajanud sellega, et me oleme ise nii mitu korda nime vahetanud, et igal nime vahetusel on küll oma loogika olnud, aga tegelikult terve rida inimesi ja meie kliente ja tulevasi kliente keegi teab meid Itella alla, aga see ajalugu on tegelikult väga pikk, et me oleme nagu 20 aastat turul aidanud ettevõtetele arveid laiali toimetada, juba 10 aastat peaaegu aidanud ka ostuarveid vastu võtta ja igast veebipõhiseid lahendusi pakkunud. Ehk siis lühidalt jah, meil on 4 nime lausa olnud ja tänaseks päevaks siis me oleme Fitec, oleme finantsprotsesside erinevaid lahendusi pakume, ERP operaator ja ega siin nagu rohkem polegi peatada, et tänaseks oleme Baltikumis tegutsev ja varasemalt siis Soome riikliku ettevõtte kompanii. Äkki pakkist järgmise siis. Et tõesti põgusalt siis, nagu ma ütlesin, me oleme Eestis hästi pikalt 20 aastat juba aidanud müügiarveid ettevõtete välja saata, täna me teeme siis seda samamoodi. Eriti aktuaalne on siis sellega, et riik on otsustanud hakata ainult e-arveid vastu võtma ja kaugel ei ole aeg ilmselt, kus üldse ainult e-arvetega opereeritakse, siis jah, e-arveid saab meie kaudu väga edukalt välja saata ja teine tugev pool siis on see ostuarvete pool, kus me siis aitame ostuarveid vastu võtta ja pakume veebipõhist arvehaldust ja seal on meil ka kergiselt väike uudis, millest siis võib-olla mõne minuti pärast. Kergis skeem ka, mis mõtleb, mis asi siis käib, sisuliselt see sama eelmine slaid lihtsalt rohkem laiali tõmmatud, mis puudutab seda ostuarveid. Võtame neid vastu, eeltöötleme, skaneerime, meil on oma digiteerimisosakond, kes siis arveid tuvastab, lisaks on meil arvutid, kes koos siis nende digiteerijatega neid infot sealt arvelt taga ajab. Pärast mida siis istutakse sinna meie poolt pakutavasse arvehaldussüsteemi ja kus siis kliendid saavad oma arveid mugavalt kinnitada, konteerida, pärast mida tarkvaras ära maksta. Ja müügiarvete lahendus selles mõttes täisautomaatne lahendus on seda lihtsam, et kui teil tarkvaras kuskil genereerub arvete fail, siis me võtame selle arvefaili kindlalt kanalit pidi vastu ja toimetame klientidele nii, nagu seda eelistavad saada, kaasa arvatud pankadesse, paberikujul, PDF-il või e-arvena ja julgen arvata, et Fitec oma 20-aastase kogemusega omab Eesti turul parimat ülevaadet, kuidas keegi oma arvet eelistab üldse saada. Aga algselt muidugi, kui uus klient tuleb, siis me kindlasti küsime ka nende käest oma klientide listi ja esimeste eelistest, kuidas nad võib-olla oma arveid eelistavad saada. Aga sellised põhilised teenused on, mida me pakume ja kuidas meil need nimed on välja tulnud, siis ma mõtlesin, et mida me täna siis veel räägime, aga kuna viimastel aegadel oleme andnud konkurentidele suurepärase võimaluse öelda potentsiaalsetele klientidele, et meie ehk siis Fiteci arvehaldus on kole nagu öö, mis sest, et töötab väga ladusalt ja funktsionaalselt, siis me lihtsalt mõtlesime, et me teeme siis ise kõige uuema ja sisukama ja võib-olla ka ilusama, mis on kuni vaataja silmas arvehalduse ja kuna me ütlesin, et aeg on teha limiteeritud, siis me sinna sisse ei julge minna, aga sisse võib korra minna, aga mõtlesime, et näitame siis uut sisukat arvehaldussüsteemi, mida meil siis tänaseks päevaks on pakkuda 2, et kes soovib vana ja mitte võib-olla nii ilusat, saab selle ja kes soovib uut ja ilusat ja sisukat, siis on ka variant olemas. Aga Indrek räägib sellest võib-olla 2 sõnaga lähemalt,
oleme teinud ja mis me teeme. Sellest 2 sõnaga lähemalt, aga lihtsalt rõhutada üle, et kes see Fitech siis veel on, et Eesti riik tahab siin e-arved kasutusele võtta. Et Fitech on kõige vanem turul tegutsev e-arve operaator üldse, kes on toimetanud oma klientide arveid e-arvetena välja ja aidanud neid ka vastu võtta. Et lähiajal tõenäoliselt see soov tekib paljudel, tähendab juba on tekkinud, et meil on telefon päris punane. Ja see tarkvara, mida ma praegu näitama hakkan, on nüüd e-arvete vastuvõtmiseks üks võimalikke keskkondi. Muidugi te võite alati ka Navisioni vastu nüüd võtta. Et, aga tegime täiesti uue keskkonna, tegime sellel põhjusel, et eelmine, mida me müüsime, oli Soomes tehtud ja kuulub soomlastele. Ja oli natukene siis, nagu Uku siin mainis juba, või konkurendid on maininud, et nägi juba pisut kole välja seda. Tegelikult on sellega ääretult kõrge rahuloluprotsent meil olnud, et kui kliendi küsitlust teha, siis me oleme saanud 100 punktist 95 sellega kätte. Et kliendi väga rahul. Aga tegime ikkagi uue. Ja miks me tegime uue, on siis disaini pool, pluss see, et tänaseks oleme oma meeskonda haaranud ka konkurentide juurest inimesi ja oleme üritanud teha siis Eesti kõige paremat asja. Ja hetkel siis on ekraani peal näha see ahjusvoja asi põhimõtteliselt, mis on välja tulnud. Et mis me tegime juurde elementaarsed asjad, ID-kaardi, mobiilideega sisse logimine. Et ma login korra oma kontoga sisse ja vaatame, mis sealt vastu vaatab ka, kindlasti terve hunnik salajasi kliendi andmeid. Ja selline hästi lihtne ja loogiline on see vaade. Et on avaleht, avalehe me oleme kujundanud kasutaja rollide põhiselt. On liiga väike, paneme pildi suuremaks. Nüüd läks täiesti suureks kohe. Tehtud on ta responsive disainiga, et mida me loeme siin praegu oma suureks eeliseks on see, et selle sama veebilehe võib väga edukalt tõmmata ka telefonis püsti ja kasutada, arveid saab ühesõnaga telefonis kinnitada. Ei pea enam minema kontorisse võtma seda suurt pakki ette sedasi, vaid vaatate telefonis, arved on kohale jõudnud, panete oma jah või ei ära ja ongi korras, et mitte midagi muud keerulist polegi. Ja oleme võtnud ette ka hästi suure roadmapi, et me ei plaani arvetega ainult piirduda, et lähiajal oleme lisamas selle, mis meil konkurent Omniva just tegi ka tšekid siia keskkonda, et saaksite tšekke pildistada ja siia keskkonda saata. See suur tore asi meie seisukohast ilmselt ja ka klientidel lõpuks see, et kui me nagu Soome ettevõtte olime, siis meil väga ei olnud võimalus midagi arendada, siis täna on meil arendused oma käes ja oleme valmis ausalt rohkemaks, kui me seni oleme. Jah, ma ei tutvustanud ennast, ma olengi ju uue äriarendusjuht tegelikult seal sedasi, et iga teeme selliseid sprinte 2 nädala kaupa, paneme soovid kirja, tulistame jälle tarkvara valmis ja jälle pakume, et muudkui tuleb uut lahendust mühinal peale sedasi. Aga minu poolt praegu laiaslastus, kuna meil aega vähe, ma ei hakka siin detaili minema ja demoma, et kuidas need arved kinnitatakse täpselt, et ma arvan, et see vast ei ole kõige. Oleme siin juba ennast kohtanud, et kui huvi suurem, siis Fitechi kogujad või minu kontaktid on midagi olemas, kindlasti räägime lisama. Aitäh!